Garmin Venu kell. Ennem ei suutnud kuidagi siit ujumise režiimist välja minna. Nüüd sain siis aru, kuidas sellest, kuigi mul see ülemine nupp hästi ei tööta, ikkagi kuidas ujumise süsteemist niimoodi välja minna. Ma ise ei uju. Aga kui ülemine nupp ei tööta, ma ei tea kuna mul see salvestamiseks see nupp ei tööta, siis ma sain selle ujumise kinni panna. Ja nüüd salvestamiseks peab vajutama ülemisele nupule, aga kuna minul see ei tööta, siis mul on ainuke võimalik valik, et kustuta. Nüüd on treening kustutatud, see ujumine. Mul on veel võimalik valida muid spordialasid. Jalutamine. Vaatan. Kui kaua läheb aega praegu GPS-i signaali otsida. Signaali otsimisega läheb sellepärast kauem aega, et esiteks olema toas ja teiseks ei ole ma ühendanud seda kella praegusel hetkel. Ei nutiseadmega ega arvutiga. Ma viisin kella aknal lähemale. Ootan ja vaatan, kuidas näeb välja, kui on GPS-i signaal leitud. Nagu me eelnevas videos olen rääkinud, siis treeningut saab alustada ka nii, et sa ei pea ootama GPS-i signaali. Muud öelda, kui et väga tüütult kaua läheb praegu aega. Igavaks vaatan siin seadistust treeningul. Andmevälju olen vaadanud. Siin saab panna, näiteks saab panna pulsiteade, kiiruse teade, ajateade, distantsi pikkuse teade, sammude tiheduse kohta ja kalorite kohta. Ja saab veel ise ka midagi öelda, näiteks, et joo, söö, mine koju, pööra ringi. Sellised teated saab ekraanile kuvada treeningu ajal. Siin saab, kuna mul on meeter möödustikus pandud kell, siis sul on võimalik valida enter, et see on ringi aeg. Mulle see sobib, 1 kilomeeter, saab ise muuta. Ja kui ei taha 1 kilomeetrit, näiteks paned 0,400, näiteks, ei taha 400 meetrit näiteks. Siis on ringi aeg, ma panen ikka 0,0. Ringi aeg on kilomeeter. Autopaus on off, seda saab valida. Autoscroll, see tähendab, et kui sul on seal mitu lehekülge ees joosta, siis need kogu aeg liiguvad, et need ühte lehekülge, siis need järgmist lehekülge, 3. lehekülge. GPS-i saab valida ainult GPS või ka Colonasiga või Galileo, mulle meeldib lihtsalt tavaline, aitab küll, kuigi teised on vist täpsemad. Mis ma tahan veel näidata seoses treeninguga. On oluline süsteem, display. Siin ei saagi valida treeningu või ma ei tea, kus see
jalutamine. on kell väljas. pilves ilmunud ja kas sellepärast läheb GPS-i signaali leidmine nii aeglaselt. vaatame, kui ta leiab. Ikka ei ole veel midagi. Ütleb küll. Nüüd leidis üles lõpuks. Tulen toast tagasi. Tahan korra veel seadistust vaadata. Tavaliselt saab kelledel seadistada, et kas treeningu ajal on see gesture, see randmepööre on või off. Vaatan, kas siin saab kuskil seda teha. Siin ka ei tohiks olla kuskil. Activity trackis ka ei ole. Ainuke koht, kus peaks olema on süsteem. Kell, aeg, kuupäev, display. Ainuke koht, kus seda saab vaadata on display. Brightness on praegu maksimaalne heledus. Timeout on lühike, keskmine, pikk, always on. Aga kui ei taha, et downlight on always on, mis siis valida on? Las siis on always on. Mode on always on. Nüüd ei ole siis üldse seda. Siin saabki valida, et ma panen off, see on siis see, et pööre ei tee enam midagi, randmepööre on täielikult off. Et siis ei tule kellaaeg nähtavale. Aga see peaks tähendama seda, et kui ma nüüd jooksen, siis peaks ekraan kogu aeg näha olema. Võtan jooksmise. Kui ta on GPS-i signaali leidnud, see läheb roheliseks, kuna ma ei ole siin akna juures või väljas ja täna on taevas pilvina, sellepärast on GPS-i signaali leidmine raskendatud, aeglasem.
panen treeningu käima. Käib, jooksen, pulss on olemas. Antud juhul peaks ekraan mitte nüüd heledaks ta jääma, aga ta ei tohiks üldse ära kaduda. Et sa ei pea joostes kuskile kella keerama või jah, nüüd on ekraan kogu aeg olemas. Nüüd see on võrdluseks. Teine kellamudel, kus on valge taust ja numbrid on näha. Proovin kinni panna. Anna välja mul lehekülgi, rohkem pole ainult üks. Minul on see kell on vigane ja ma teen selle videot teen praegu ära selle kellamudelis, sest et see kell läheb Garminisse tagasi. Garmin saadab mulle teise kella selle kella asemel, sest see on vigane kell. Aga videosid saab ikka teha, lihtsalt kontrolle ma ei saa näidata ja ma ei saa kella sisse välja lülitada. Muud saan kõik teha. Mõtlesin veel vaadata, et näiteks vaatan activities, jooksmine. Kas siin saab värvi ka valida? Ei, taustavärvi ei saa, lihtsalt näiteks panen sinise. Kuidas see sinine siis nüüd välja näeb, kas ma midagi muutsin? Nüüd ongi jooksmine on hoopis sinine punase asemel. Aga joostes on ikka numbrid valged sinisel taustal, et seda ei saa muuta, et on valge taust ja mustad numbrid. Salvestan. Selle kella erinevus võrreldes näiteks Forerunner 935-ga või näiteks Forerunner 235-ga on see, et sellel treeningute ajal ainult asjad vibreerivad, et siin ei ole näiteks helisignaali. Siin ei ole üldse helisignaali võimalust ka. Näiteks võtan jälle jooksmise. Kell hakkab käima, on helisignaal, vibreerimine. Siin on teine kell, helisignaal ja vibreerimine. Võtan vaheaega, vibreerib ja on helisignaal, see on ühel Phoenixi kellal ja sellel kellal Venul on ainult vibreerimine. Nõnda, et kui on eesmärk ikkagi saada väga palju heli, siis see mudel ei ole, sel mudelil ei ole sellist võimalust. Panen selle tegevuse panen kinni. Oli jälle vibreerimine. Aga kui ma panen teise kellamudeli kinni, siis on ka helisignaal, piksub. Palju siin siis mul on veel? Widgetid on ikka samad. Viimane spordiala nüüd on sinine jooksmine, ennem oli punane jooksmine. See nädal olen teinud trenne, rattasõit, ujumist ma ei saanud salvestada, sest selleks peab nupp korras olema, töötama korralikult ja history. Nüüd ma saan vaadata, mis ma olen teinud. See nädal olen teinud juba 5 asja, eelmised nädalad ja punane jooksmine, roheline rattasõit, punane jooksmine, sinine jooksmine, sinine jooksmine. Nüüd värvisid saab valida, mis värvi need ikoonid on.
ongi kõik treeningute kohta.